Tervist! Ingliskeelse väljendina väga laialt kasutatav spot reducing ehk siis eesti keeles kohapealne või siis veelgi täpsemalt kohaspetsiifiline rasvapõletus tähistab võimalust, et sa teed treeningut nii, et sinu rasvapolster kahaneb enim just sellest piirkonnast, kus sa tahad sellest kõige rohkem lahti saada. Tavaliselt siis kõhu pealt või kintsu pealt. See on väga paljude inimeste jaoks tohutult huvipakkuv teema ja seda illustreerib muuhulgas see, et ma tegin umbes aasta eest video pealkirjaga kõhu rasvast vabaks 3 päevaga ja see on ilmselgelt üks kõige vaadatumaid minu kanali videoid. Ja kuna ma tunnistan kohe video alguses, et panin sellisele videole selle pealkirja seepärast, et kõik seda vaataksid, ja tegelikult ei ole olemas viisi, kuidas 3 päevaga kõhu rasvast vabaks saada, siis näitab statistika, et ebaproportsionaalselt paljud inimesed on lõpetanud selle video vaatamise enne 20 sekundit. Selle aasta taguse video lingi ma panen jutukasti alla ja sa saad seda huvi korral vaadata, aga otsinguga seda videot enam edaspidi ei leia. Ja minu YouTube'i kanali lehel seda ei näe, sest ma olen ennast viimaste nädalate jooksul kohaspetsiifilist rasvapõletust puudutavatesse teadusuuringutesse väga põhjalikult sisse lugenud ja minu teaduspõhine seisukoht selles küsimuses on muutunud. Kui ma varem ütlesin, et kohaspetsiifiline rasvapõletus on võimatu, siis nüüd ma näen, et see on siiski teatud mahus aeroobset ja lihastreeningut kombineerides võimalik. Ja eriti selliste inimeste puhul, kes on suures või väga suures ülekaalus ka tegelikult mõistlik. Samas ma ütlen kohe ära, et kohaspetsiifiline rasvapõletus nõuab pühendumust nii ajaliselt kui ka füüsiliselt. Ja selline lähenemine on efektiivne ainult siis, kui sa võtad treeninguid tõsiselt, ehk siis tegemist ei ole mingisuguse lihtsa otseteega. Ma jalutan su nüüd läbi 2 teadusuuringu, mis on põhimõtteliselt veepealne osa nendest, mis sundisid mind meelt muutma, aga annavad tegelikult väga hästi edasi põhjused, mis panid mind antud teemat ümber hindama. Alustame sellest teadustööst, mille raames jagati 16 ülekaalulist meesterahvast, kes olid füüsiliselt väheaktiivsed ja ei teinud enne uuringut sporti keskmise vanusega 43 eluaastat 2 gruppi, millest esimese grupi liikmed jooksid 10 nädala jooksul 4 korda nädalas jooksulindil 45 minutit. Ja teise grupi liikmed jooksid esmalt jooksulindil 27 minutit ja tegid seejärel 2 erineva jõumasinaga 4 korda 4 minutit kõhulihaste harjutusi. Mis on antud katse puhul väga hea ja oluline, on see, et mõlema grupi energiakulu oli võrdne, ehk siis mõlema grupi liikmed kulutasid treeningu käigus sama koguse kaloreid. 10 nädala pärast selgus, et need katsealused, kes tegid võrdse energiakulu juures lisaks jooksmisele ka kõhulihaste harjutusi, kaotasid ainult kardiot teinud katsealustega võrreldes keha piirkonnast oluliselt enam rasvkude, samas kui üldine rasvkoe vähenemine oli mõlema grupi puhul sarnane. Ehk siis teisiti öeldes, kõhulihaste treening suurendas kohaspetsiifiliselt selle rasva osakaalu, mis kadus just nimelt kõhupiirkonnast. Paljudes varasemates ja tegelikult ka hilisemates uuringutes ei ole seda efekti täheldatud, aga selle põhjuseks näib olevat, et on uuritud eraldi võetult kas lihastreeningu või aeroobse treeningu mõju kohaspetsiifilisele rasvapõletusele. Ehk siis näiteks on palutud inimestel treenida iga päev pool tundi kõhulihaseid ja leitud, et see ei tekita kohapealset rasvkoe vähenemist. Tüüpiliseks sellise uuringu näiteks on see aastal 2011 avaldatud teadustöö, mille raames paluti katsealustel 5 korda nädalas pärast 5 minutit kestnud rahulikku kõndi ehk siis tavamast soojendust teha väga väikese puhkepausiga 7 erinevat kõhulihase harjutust 2 seeriat ja igas seerias 10 kordust. Ehk siis sisuliselt treenida väga intensiivselt 15 minutit järjest kõhulihaseid päevas ja selle tulemuseks oli ümmargune 0 ehk siis rasv kõhu pealt ei kadunud. Aga selles uuringus, millest ma nüüd varem rääkisin,
Selle tulemuse andnud uuringus aktiveeriti organism esmalt jooksmist kasutades, kusjuures jooksmise tempo oli päris kiire ehk 70% maksimaalsest südamelöögi sagedusest ja alles siis tehti lihasharjutusi piirkonnale, kust sooviti rasvakihti eelis kaotada. 2 olulist puudust sellel uuringul on. Üldiselt on see väga hästi planeeritud, aga esiteks ei kontrollitud lisaks kalori kulutusele kalori tarbimist. Ja teiseks olid kontrollgrupi liikmed katse alguses märkimisväärselt madalama keskmise kehakaaluga. Kui ma vaatan, kui suurel määral kohaspetsiifiline rasvapõletusavaldus, ei ole neid 2 puudust siiski põhjust üle tähtsustada, küll aga oli minust konkreetne ja korrektne need ära mainida. Ja teine teadustöö, millest ma tahtsin sulle rääkida, on siin ja selle raames leiti 16 ülekaalulist naisterahvast vanuses 25–40 eluaastat, kes olid füüsiliselt mitteaktiivsed ja kes jagati 2 gruppi. Esimese grupi liikmed tegid 8 nädala jooksul 3 korda nädalas treeningut, mille raames nad tegid esmalt jõumasinatega harjutusi ülakehale ja siis sõitsid 30 minutit velotrenažööril jalgratast. Teise grupi liikmed tegid samuti 8 nädala jooksul 3 korda nädalas treeningut, ent nemad tegid esmalt jõumasinatega harjutusi alakehale ja kasutasid seejärel 30 minutit käsiergomeetrit. Käsiergomeeter on selline suht veider spordivahend või treeningseade, mis võimaldab treenida ülakeha ja töötab sarnaselt jalgratta ergomeetrile, aga pedaalide asemel on seal käepidameed, mida keeratakse kätega. Ja tulemused olid sellised. Mõlema grupi liikmed kaotasid rasvamassi laias laastus sama palju, aga need, kes tegid ülakeha lihastreeningut, kaotasid seda enam kätelt ja keha keskosast ning need, kes tegid alakeha lihastreeningut, kaotasid seda enam jalgadelt. Lisaks, mis on ka loogiline, alakeha grupil kasvas rasvavaba mass, mis tähistab antud kontekstis lihaseid, enam jalgade ja ülakeha grupil kasvas rasvavaba mass enam kätel. Kahjuks ei tagatud antud uuringus, et mõlema lähenemise korral oleks võrdne energiakulu, aga küll tehti siin jällegi jõupingutusi tagamaks, et tarbitavate kalorite hulk oleks sarnane. Proovime siis nende 2 uuringu ja meie laiemate teadmiste põhjal treeningu mõju kohta organismile valmis joonistada sellise treeningu, mis aitaks meil kaotada rasva enam sellest piirkonnast, kust me tahame sellest kõige rohkem vabaneda. Ja tavaliselt on selleks piirkonnaks kõht, nii et küsime, kuidas me peaksime treenima, kui soovime põletada rasva enam kõhu piirkonnast. Esmalt, kui me räägime kohaspetsiifilisest rasvapõletusest, siis tasub silmas pidada, et kui sa teed lihastreeningut, siis ei treeni sa mitte ainult lihaseid, vaid suurendad ka vere juurdepääsu samas piirkonnas paikneva rasvkoeni. Ühe teooria kohaselt on näiteks kõhupiirkonnast rasva nii raske kaotada osaliselt seetõttu, et sealse rasvakihini jõuab veri keskmisest kehvemini. Ja lisaks oleme ausad, kui sa teed jõusaalis trenni, siis sa annad valu ikka peamiselt üla- ja alakehale ja kerepiirkond saab vähem koormust. Seega me saame panna paika esimese pidepunkti. Kui sa tahad kaotada rasva eelistatult kõhupiirkonnast, siis sa pead tegema lisaks aeroobsele treeningule ka kõhulihaste harjutusi. Kusjuures ma soovitan meeles pidada, et kõhulihased on põhimõtteliselt samasugused nagu kõik muud skeletilihased, ehk siis neid peaks treenima regulaarselt ja kasutama peaks progresseerimist, ehk siis tõstma pidevalt kas korduste või seeriate arvu või muutma harjutust muul moel enese jaoks pidevalt raskemaks. Ka peaks eelistama kõhulihaste harjutusi, kus lihased tõmbuvad kokku ja lähevad venitusse, mis tähendab, et näiteks plank ei ole antud mõttes kindlasti hea harjutus, kuna seal teevad lihased peamiselt isomeetrilist ehk tavamõistes staatilist tööd. Teiseks, kui sa soovid tõhusalt vähendada rasvkude, kas siis üleüldiselt või teatud piirkonnas, siis sa pead olema kaloridefitsiidis. Ehk siis tarvitama vähem kaloreid, kui sa kulutad. Sest mul on raske ette kujutada treeningut, mis lubaks sul vähendada rasva kogust ühes kindlas piirkonnas, samas kui igal pool mujal see kasvab. Inimese keha lihtsalt niimoodi ei tööta. Seega, võta toitumine kontrolli alla, sest muidu ei ole sul, oleme ausad, põhimõtteliselt üldse lootustki.
Ja kolmandaks, kui sa soovid kaotada rasva eelistatult kindlast kehapiirkonnast ja tegelikult kaotada rasva efektiivselt kust iganes, siis näib meie tänase 2 tutvustatud uuringu valguses olevat mõistlik kombineerida lihastreeninguga aeroobset treeningut. Kusjuures, kui me vaatame täna tutvustatud uuringuid, siis ühes neist tehti kardiot enne lihastreeningut ja teises pärast seda. Ja ma annan sellest lähtuvalt natukese aja pärast ka konkreetse soovituse. Aga enne seda peame me veel silmas pidama, et aeroobne treening peab olema piisavalt intensiivne, et rasva oksüdatsiooni tõhustav efekt oleks olemas. Ehk siis, kui sa lihtsalt rahulikus tempos jooksulindil kõnnid, siis see soovitud tulemust ei anna. Kui sa kõnnid, siis sa pead kõndima üle keskmise kiire tempoga ja kui sa jooksed, siis ei ole sörkimisest kasu, vaid sa pead ikkagi, kui mitte gaasi põhja vajutama, siis vähemalt 4. käigu sisse panema. Ja üks asi veel, meie mõlemas täna tutvustatud uuringus olid kaasatud füüsiliselt mitteaktiivsed ülekaalulised inimesed. Aga minu hinnangul ei tähenda see, et regulaarselt lihas- ja aeroobset treeningut tegev heas üldises vormis inimene ei saaks kohaspetsiifiliselt rasva põletada. Ja muuhulgas ma toetun sellele teadustööle, kus leiti, et paremas füüsilises vormis inimestel on efektiivsem rasva oksüdatsiooni võime, ehk siis lihtsamalt öeldes nad põletavad rasva tõhusamalt ja väiksema vaevaga. Ja nüüd siis lõpuks ometi peale pikka jahumist konkreetne treeningsoovitus, mis on sobilik peamiselt algajatele, aga seda saavad tegelikult loomulikult enda jaoks kohandada ka edasi jõudnud. Selleks, et su treeningud oleksid efektiivsed ja tõstaksid su elu kvaliteeti nüüd ja tulevikus, pead sa tegema regulaarselt nii aeroobset treeningut kui lihastreeningut. Ja minu soovitus on teha vähemalt 2 korda nädalas jõusaalis lihastreeningut, kusjuures koormust peaksid saama kõik suuremad lihasgrupid iga kord. Ja sellele lisaks 2 korda nädalas aeroobset treeningut, milleks võib olla näiteks kiirkõnd, jooks, ujumine või rattasõit. Alati ei õnnestu ja vahest tuleb ikka elu vahele, aga see 2+2 peaks olema sinu miinimum eesmärk, mille poole sa püüdled. Ideaalis võiks lihastreeningut ja aeroobset treeningut teha vaheldumisi ja jätta sama tüüpi treeningu vahele vähemalt 2 päeva. Näiteks esmaspäeval aeroobne, teisipäeval jõusaal, neljapäeval aeroobne, reedel jõusaal. Rohkem võid alati teha ja päevade osas, nagu sa ka näed, on tegelikult mänguruumi. Ent see peaks olema miinimum, kui sa tahad saada soovitud tulemust. Olenevalt sellest, kui tõsiselt sa kõhupiirkonnast rasvapolstri eemaldamise ette võtad, tuleks sul siis kas üks aeroobne treening või mõlemad aeroobsed treeningud teha samuti jõusaalis ja ehitada kogu treening üles järgnevalt. Esmalt teed jooksulindil kiirkõndi või jooksed 20 minutit. Tempo peab olema vähemalt mõõdukas ja selline, et võtab ikka higi lahti ja paneb hingeldama. Iga inimene on natukene erinev, iga inimese vorm on natukene erinev, aga ma soovitan kõndida või joosta vähemalt 65–70% oma maksimaalsest tempost. Seejärel teed sa 4–6 seeriat 2 erinevat kõhulihase harjutust, millest üks keskendub kõhulihaste eesmisele osale ja teine kõhulihaste külgmisele osale. Kõige parem on kasutada jõumasinaid, sest nendega saab soovitud lihaspiirkonda kõige paremini isoleerida. Ja ka on, nagu ma varem ütlesin, väga oluline aeg-ajalt raskust, korduseid või seeriaid lisada. Ma soovitan alustuseks valida selline raskus, et sa jätad igas seerias 2–3 kordust varusse, ehk siis lõpetad seeria siis, kui sa jõuaksid teha sama puhtalt veel 2–3 kordust. Ja korduste arv võiks olla igas seerias minimaalselt 10 ja maksimaalselt 15. Kui kõhulihased on tehtud, siis sa lähed jälle jooksulindile ja teed seal kiirkõndi ja jooksed veel 20 minutit. Kusjuures seekord võid sa soovi korral valida natukene aeglasema tempo, ehk siis umbes 50% oma maksimaalsest jooksu või kõnnikiirusest. Ja sama loogika, et sa saad tegelikult kohandada ka teistele kehapiirkondadele, näiteks reitele või tuharale. Ja see töötab tegelikult samamoodi. Aga ära siis seda unusta, et sa pead olema kalori tarbimises vähemalt väikeses miinuses.
Ja muide, siia lõppu üks boonussoovitus veel. Kindlasti on väga oluline jälgida, et sa ei tarvita enne treeningut ja ma soovitan vähemalt 2 tundi enne treeningut. Ja kindlasti mitte ka treeningu ajal olulises koguses süsivesikuid, näiteks suhkruid sisaldavaid maitseveesid või siis spordijooke. Ja seda ei ole mõtet teha sellepärast, et kui su insuliinitase on kõrge, siis see pärsib oluliselt rasvapõletust ja siis sa põhimõtteliselt tegeled seal jõusaalis, kui sinu eesmärk on kohaspetsiifiline rasvapõletus lihtsalt tühi kargamisega. Jõusaalis näeme!